No nii, täna on tore päev, kus saab auto põhjale jälle auku puurida. Köögivee äravool siis ja truumakütus. Aga olen otsinud kohta, head kohta, kus saaks läbi tuua. Väga head kohta ei ole, nii et tuleb leppida hea kohaga. Siin on auto raam, selle sama koha pealt lõpeb ka köök ära enam-vähem. Siis meil on rattakoobas, siia ei taha tuua. Ja siis on suht ainuke variant, üks kahest variandist on siis rattakoopad taga, on siuke nagu kinni ehitatud mingi raami osa ja siit august läbi tuua. Või siis siit poolt. Aga kuna mul juba see auk, vannitoa auk on siin, siis ta oleks ühel joonel. Ainuke jama on, et sumps on nii lähedal, mis mulle ei meeldi, aga siit tuleb kohe üles viia. Ja siis jõuab sinna ehk. Ja truumakütus läheb sinna kütusepaagi ette otsa välja. Nii et hakkame aga puurima. Lõuad on lambi hoidmisest valusad. Kui oleks olemas selline rihm, mis hoiaks lampi niimoodi suus, vaata. Ma arvan, et see on hea äriidee. Sihukest asja ei ole mitte kunagi leiutatud. See on ideka laastru. Autol vaatasid ka või? Auk on tehtud, panin värvi, nüüd tahaks. Ja mõtlen seda, kus see diisli connection on. Jah, ma tean, kus on. Ja siis 2 meetrit paagist pidi olema see pump. Ja 6 meetrit siis siia vist 6 meetrit. Mõtlen, proovisid, et kas saame selle samast võtta või proovi endal? Rein? Ei ole. Every time I elevated something to celebrate. John Jones, I went to heavyweight on these featherweights, but I ain't backing down, I'ma take the weight up another plate. Lean at the crumbs, that's how you eat, let me demonstrate. Decade in the game, I ain't lost a step, I just upped the pace. Watched them up the pay, I put in the reps and pick up the chase. Then it up the balance, but we ain't even no miles away. It ain't just a talent, I took the challenge and walked the craze. Fell a couple times, but I got back. Siia tekkis veits arukarpe juurde ja kasutame siis seda kilbikarbikut, millel on need hambad on terves pikkuses, saab õiges kohast ära kaksata. Ja pärast jääb siis tulemus viisakas. Ja nüüd on need kaablid ka korra veel. See on siis Raini töö, kätetöö. No, veits ikka on pundrat. Peale tuleb natukene peenem pundar. Et tuleb omajagu tegemist kõik see süsteem kokku panna. Aga hakkab pihta. Definitely the pastor still need a preacher. Talk to me when I'm shallow. Lend a lens to see deeper. Closer in to see higher up. That's too much for the speakers, but ain't much for the thinkers. Clouded, I rush to the lower end to see what's in the deeper. Found a message to send itself with much younger and eager. Keep your youth and maintain your health, cause the future is trouble. But you made for the struggle, and you born with the hustle. Any imagery less than greatness, erase it and double down on your first mind. I come from the worst kind. Made life before I found shine. No chain, it was all grind. I'm him and they want to dim, but my lumen's way off the chart. I'm human, I can't admit, but my spirit up with the stars. I'm clear as I ever been. This feeling won't... Räägin ka veits siis sellest komponendist elektrisüsteemis. See on siis see main suurte kaitsmete hoidik ja ma siis üldjuhul saab nagu igatepidi neid asju siia külge panna.
saab ka tõsta need massirüliti ja šundi nagu eraldi. Meil on räme vähe ruumi on, siis panin otse need siia külge. Minu arvates on lihtsalt neid otse külge panna, aga eks igal asjal omad plussid ja võlud ja sa ei pea nagu, kui sa nagu paned lihtsalt, teed nii-öelda kaablid siia vahele, sa ei pea nagu ümber mudima neid asju, sa lihtsalt paned kõik asjad kinni ära ja põhimõtteliselt paned kaablid vahele ära ja ongi nagu valmis. Aga et otse külge panna, siis justkui elektriliselt vist peaks olema parem, kui on otse tegelikult külles, mida vähem ühendusi on, seda parem on. Et okei, sellest Powerinist on ka variant tegelikult suuremate boltidega variant ka, aga kui meil seda kohe võtta ei olnud, siis ma lihtsalt pidin puurima siis need lattide peal augud suuremaks, sest nii šunt kui massirüliti mõlemad on M10 boldiga, aga sellel on M8 auk. Siit tagantpoolt vaadates ongi sellel massirülitil on siis latt on otse siin küljes ja siis siit tuleb, vool tuleb sisse, siis võin seda jämedat. Ja teine asi on siis kõrgused, millega on ka probleem, sest et praegu istuvad kõik 3 komponenti siin küljes istuvad oma kõrgustel ja ma pidin siis tegema vahele siis tükid nendele taha, et siia massirüliti taha läks 17 milli ja Powerini taha pidi minema 6 milline klots, et siis nad oleksid nii-öelda kõik samas tasapinnas ja ei oleks kuidagi nii, et midagi istub õhus, istub ainult see, näiteks see massirüliti istub õhus, istub ainult selle lati peal, see ei ole väga hea. Powerinid on see odavam variant siis Victroni siis Lynx distribuutorist, mis on nagu suhteliselt okei seade, meile see meeldib, me kasutame seda kogu aeg. See on suhteliselt viisakas, ta on nagu kõik ühes, need latid ja need on ühes. Siia läheb see gaas peale ja pärast teeb nagu suhteliselt viisakas tulemus, siit on jämedad kaablid sisse, siit on nii-öelda suured asjad välja ja jääb nagu suhteliselt viisakas ja hea. Panen tükid kinni ära ja lähme elektriga edasi. Featherweight, I'm heavy now. Give me a reason so I can demonstrate. Fingerprints are everywhere. I'm locked if they investigate, but it's okay though. Detectives on the payroll. She think I love her. I was blacked out off the J-mode. They get a little edge till they get RKO. I can't complain though. They fishes in the pond, swimming right into a Mako. Big shark, big heart. Still I bring the pain, bro. Open flame, turn me in. Dušiga siis lõpuks sellises seisus, kus esise panin just korraks ette, tegin siia hunnik kruuauke mõlemal poole, siin pool on siis pocketid, teisel pool on lihtsalt lähevad otse kruvid ja pärast liist peale. Ehk siis nüüd võtame selle eest ära, paneme liimi vahele, paneme uuesti külge ja siis saab hakata panema juba sisse põrandat ja vannitoa seda vannitoa dušalust. Korra oli mõte, et paneks enne selle poti ja poti ümbruse D-bondi paika, et seda on ilmselt mugavam teha, kui seda seina ei ole ees. Aga kuna mul on mõttes ka panna duši esine alt paari kruviga, siis seda ma ei saa teha juhul, kui mul pott juba sees on. Ehk siis see peab ikkagi esimesena minema ja küll me selle poti ümbruse silikonimisega hakkama saame. Mõte oli tegelikult, et vältida võib-olla olukorda, mida mina tegin selle Frost Controliga. Et teha süsteem, et Frost Control on peale kollektorist minevat truumakraani, sest mina ühe korra tegin nii, et ma keerasin kõik veed välja ja kõik kraanid keerasin kinni ja Frost Control läks nagu klikkis, ehk siis nagu lasi tühjaks, aga kuna truumakraan oli kinni, siis truuma ei vett täis. Ehk siis ta oli nagu pointless, aga kui teha nii, et vesi läheb pumpa, läheb kollektorisse, kollektorist on truumakraan ja siis läheb siia, siis sul ei ole võimalik, et seda juhtub ja kui sa oled normaalne inimene ja jätad kraanid lahti, siis tegelikult kogu süsteemi jookseb ikkagi tühjaks. Sest ühest kollektori kraanist saab nagu põhimõtteliselt teisse joosta. Kui ei ole, no mingid jõnksud, mingid asjad ikka jooksid tühjaks. Kui sul on kasutuses auto, siis nad on sul lahti nii. Dark spiral and you know how the game go. The style bender, the #1 contender, the one your friends told you stop sleeping on. I dealt with bad deals, bad debts, bad dice, and now the demon's gone. And this your theme song, shake your cheeks off. COVID hit, I stayed low and took a week off, and then I got right back to work cause I had things to speak on. My bro was locked for selling dope and now there's billions in the weed farms. Free my dogs, we need a reform. Maybe I should be anonymous with how I feel, but them dollar bills if I can't talk about the rotten filth. How many problems can the mind conceal till everything just self-destruct, but I always been hard to kill. Voolikuga saab ka keerata. Ei, seda küll, aga võib-olla on nagu
pärast kuidagi liigutada, siis jah, näiteks. Esine ei mahu kuradi keerama. Seda ma juba usuks. Hakkasin juba vetsu paika panema ja ta on siin korduvalt seest käinud ja kõik on hästi olnud, aga kuna ma võtsin nüüd sealt tagant tihendi ära, sest me eelistame liimiga panna, et olla 100% kindel, siis ilma tihendita ta jääb rõvedalt kaugele, sest, ma ei tea, kus see näha on, see tagumine serv on kergelt kumer. Ehk siis ma peaks selle servaga kumeraks laskma, aga kuna siin ei ole väga palju ruumi, siis ma ei saa, ma tahaks seda freesiga teha, kuna siin ei ole väga palju ruumi, siis ma ei saa korralikku rakist freesile panna, nii et ma proovin freesiga freehandida. Ehk siis don't do this at home ja kui sa oled tööohutusspetsialist või keegi riigitöölt, siis ära vaata. Ja kui sa oled ka mõni riigitöötaja, kes vaatab ja sa ei pane kinni, siis ma tegelikult ma ei ole tööl, ma teen seda oma vabast ajast nädalavahetusel enda hobi korras. Ehk siis siin ei rakendu tööohutusnõuded. Töötas paremini kui arvasin, nii et mine tea, äkki võib kunagi isegi tööl kasutada sellist meetodit. Seest poolt natuke lainetab, aga see jääb peitu ja keegi ei näe seda ja ma teen ta nii ilusamaks ka. Moved to Titanville, but Lori changed her mind last second and the plot fulfilled. Butterfly effect, I would have been a child with guilt. Instead I met Steez and the rest is history. Little me asked for kisses on the cheek, turn my face and I kiss him on the lips. Jesse always been a freak. Now I'm blowing up like TNT, but I always been a lead. This is just the biggest stage for the world to see. Nationwide, Nick, state to state, I vaporized pits. Life was rough until I made it mine. Yeah, leveled up, you get the gist. Give a about a list when you do it like. Just caution, cross the line, I got the yellow tape and lead it to the murder scene. This time I'm about to detonate. Change your style to stay around, you featherweight. I'm heavy now, give me a reason so I can demonstrate. Just caution, cross the line, I got the yellow tape and lead it to the murder scene. This time I'm about to detonate. Change your style to stay around, you featherweight. I'm heavy now, give me a reason so I can demonstrate. Calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working a job. Baby, come lay me. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Step in that building like who is y'all? I don't care, cause they know my money long. She calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working a job. Baby, come lay me. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Hans teeb siis sinna köögi veeruumi alla, teeb seda see õhutorude tunnelit, nimetame seda siis selliselt. Siin all on siuke tühi ruum veits ja siis meil tuleb ja seal all on augud ja siis meil tuleb nii, et tuleb nii sooja ots kui külma ots tuleb mõlemad siia köögi alla, siis ühed otsad vähemalt. Ja siis ongi, et üks toru puhub siis ühest august, teine puhub teisest august. Ja muidu on need torudel on need sellised katted. Aga kuna see sokkel on suhteliselt madal ja üleüldiselt see katte on siuke nii ja veits on ja veits ei ole, siis me teeme nii, et teeme nagu kasti. Toru läheb kasti ja siis kasti külje peal on sisuliselt siis augud ja põhimõtteliselt ongi toru puhub sinna kasti ja sealt aukudest tuleb see siis välja, et custom restid. Custom mõõtudega restid lähevad peale. Astme kõrgendusel töötab just sama süsteem, et on nagu kast, siit läheb igalt poolt silli täis ja siis see ots, õhutoru ots on kastis ja ta puhub siis siia
kasti ja siin on augud ja aukudest saab see õhk välja. Taga peale, okei. Siis väga hästi lagune. Siis Like who is y'all? I don't care, cause they know my money long. I had no choice but to make it far. I'm addicted to money like Fed now. Niggas hating, can't see him. Ray Charles, watching me like Jake from State Farm. I know why you mad, I ain't y'all. I'm a neighborhood hero. I'm a fan favorite, they going where I go, your pocket's a joke. Just think of a bigger. It got a hole, I go in the bank and grab 20 more. You niggas is capping, applying for loans. I am alone, my pockets are swole. Whoa, I'm in a drop, get it and go. Pull up in that vet, she ain't telling you no. Pull out the racks and she ready to go. Wherever I'm at, she taking my soul. Whoa, she calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working a job. Baby, come lay me. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Step in that building like who is y'all? I don't care, cause they know my money long. She calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working. Elektrikilviga siis nii kaugele, et põhiasjad on koos. No, ütleme, okei, välja arvatud akud on põhiasjad koos. Orionid, check, Solar, check, 12 volti kilvid koos selle Orioni ja Protecti asjadega, check. Inverter on ka põhimõtteliselt koos, kaablid on ühendatud, mass on ühendatud, kere tähendab. Sisendid on ka ühendatud, mingid sensorid on ka ühendatud, et ainuke asi ongi veel see serboühendus, see on veel tegemata. Nüüd ei ole muud, kui hakata maadlema selle kimbuga siin, kus mis siin kõik läheb, no enamus läheb siia karpidesse, mis on otse külmikud asjad. Siin on hunnik arukarpe mul ka pandud paika, mis on kõik siin need valgustite timmerid ja markiisimootorid ja kõik asjad, mis on vajavad lülitusi, värksärke. Et need on kõik seal puntras olemas, need on vaja kõik panna tööle. Ütleme nii, et ma olen mingi poole peal. Nii, et asjadega sujuvalt edasi minna, siis liimime köögikapi seina kinni, et seda enam kätte ei saaks jumala eest. Ja siis saab sujuvalt edasi minna asjadega, ei pea uuesti lahti võtma midagi. Olen nüüd vaikselt kokku saamas ka seda voodialust või siis täpsemalt poti ümbrust. Eks mul tegelikult kõik need tükid siin juba mõnda aega tagasi tehtud. Küll aga, mis ma tegin, on see, et ma võtsin lahti, panin igale poole liimi vahele ja siis tegin siia selle klotsi vahele, tegin õhutoru jaoks augu sinna taha, tegin sinna toru jaoks augu, tegin sinna kaablite jaoks augu ja äkki muud ei olnudki. Ühesõnaga ma sain selle kasti valmis ja paika. Mõni kinnitus on ilmselt juurde vaja panna, aga muidu on hästi. Lisaks panin siis kinni poti, see on need plastikkatted panin peale. Kõik potist tulevad välja tulevad ühendused tegin ära. Ainuke asi, mis mind praegu võib-olla natuke häirib, on siin see veetoru, et ta on natuke pingul. Siin on sõrmega on tunda, et ta on väike jõnk sees, mille pärast ma natuke muretsen, et äkki sealt ei lähe korralikult vett läbi, aga seks seda saab testides teada, kui on vaja, siis ilmselt õnnestub siit ülevalt seda veevoolikut natuke juurde tõmmata ja saab seda natuke sättida. Ja siis tegin ka siia poole nurka kaabeldus natukene, kõik jookseb üles välja ja siis need vetsupoti kaablid on praegu siin üleval, ilmselt see vetsupoti lüliti tabloo tuleb ka kuhugi siia, ehk siis nüüd lülitad kõik kaabeldus tuleb ka sinna. Nii. Mis teed? Aga mis pead otse või? Meil oli üks põlv küll, mis ma arvasin, et see läheb. Aga see on teise keermega ja siis ma hakkasin vaatama, et tegelikult see on peaaegu sama suur kui voolik. Et tegelikult oleks jube mugav, kui see saaks otse peale. Ja kui juba Siim ka korra mainis, siis teooriast saaks ka veits lühemaks lõigata, ehk siis jääks tegelikult alla sahtlile rohkem ruumi, et oleks vähem jalus. Saaks ta varem ära keerata, saaks ta rohkem jalust ära ja siis läheks vähem ruumi kautsi.
ehk siis ma proovin seda peale saada, aga ta on ikkagi mõlemad on umbes 40. Ehk siis ma pean seda voolikut veits nagu venitama enne, kui ma seda päriselt nagu peale saan. Oleme seda kunagi kuskil teinud ja millegiga seda tegelikult töötas, aga ma ei mäleta millega ja ühesõnaga. In a job, baby come late. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Step in that building like who is y'all? I don't care, cause they know my money long. The shawty is bold, I'm beating her back while she touching her toes. Whoa, I'm stating the fact, gotta play up my sleeve, it's time to invest. It was hard in my city, I'm glad I'm up next. You ain't playing my mind, who you trying to finesse? I want the whole love, I don't want none less. Hey, I got my foot on their neck, no cap. Stepping in the G Fazos, I'm pulling up like who that? I got the money to prove that. My phone doing numbers like Kodak. My pockets filled to the top like stuffer. Whole lot of motion, 100s and 50s. I'm in the back of the bin. I don't fuck with the Henny, I fuck with the rim. She calling me crazy, I feel like Supreme ain't back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working that job. Baby come late. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know. Ends don't mean why they call them ends. And I practice out, she was acting then. Now it's on your mind, what you roll me with. Why you got a lot, what you holding on to. Words that you say you don't mean, it's the pen in my chest. Yeah, I know it's true that I've been a little distant, I guess. Words that you say you don't mean, it's the pen in my chest. You know you're still mine. Yeah, I know it's true that I've been a little distant, I guess. You know you're still mine. Ends don't mean why they call them ends. And I practice out, she was acting then. Now it's on your mind, what you roll me with. Why you got a lot, what you holding on to. Can we flex, touch the man of 4 seasons. Baby get away from me, I was in the deep end. Can we flex, touch the man of 4 seasons. Baby get away from me, I was in the deep end. I'm so picky still, picked the wrong one. Say you won't hit me one. Kissing we're done, say it got sticky still. Didn't discuss. No nii, oleme siis lõpuks sellises seisus, kus saab vannitokapil esis ette panna. Ehk siis kõik siin all peaks olema tehtud. Segisti kohal olemas, paigas, segisti torud, veetud, kolmikud dušisegiste jaoks pandud, kõik õhutorud veetud, äravool veetud, oli alguses mul siit seina äärest jooksis, aga siis ma sain, proovisin esist ette korra ja siis sain aru, et perse ma olin ju siia nagu õhuaugu etnud, et siis elektriruumist veits vajad seal kuum õhku välja tõmmata. Ehk siis nüüd on see tehtud. Kõik kaablid, mis alt tulid, mis siis on siis paagikütte, mustavee torude kütte, veedase mandur, kraan, vist rohkem ei tohiks ka olla. Kõik need said tinutatud, eeltöö tehtud, et see esin ette panna. Nii et proova tõstame sisse, vaatame, kus sobib. Esin läheb nurkadega kinni, silikooni määrad ära, tõmbame alla mingi silikooni triibu ja siis hakkame siia poti ümber neid plaatessu panema need ribad ära ümber ringi. Ja siis ongi põhimõtteliselt kõik. Valgustid ainult jäävad ja silikooni värvimine. Ehk siis oleme vannitoa poolega vähemalt lõpusirgel. Jõuks ka. Jõuksiliistud, jõuksitihendid, jõukse nupp. Öösõnaga, okei, tegelikult teil on asju. Mis oli ikka, tavai. Tere unustasin, et ma tõmbasin ta nipukatega nagu siit poolt nagu vägisi jõuga siit kuidagi diagonaalis. Aga praegu ta on ikkagi nagu siin nagu nii palju jalus ja mulle tundub, et siin ei ole isegi ruumi teda nagu mitte kuhugi nihutada. Võtta 2, take 2. Liigutasin küll seda äravoolutoru, aga see ei ikka, et lihtsalt teises kohas, kuna siia tulevad need ventikadesed ka.
siis siin vahel on tegelikult olematu kogus ruumi ja nüüd ma tõstsin ühe õutorudest liigutsin veits allapoole, et siis allapoole ja peamine, mis ma üritasin teha, et on nagu veidi seespool, et siis äkki koos selle äravoolutoruga on ta umbes sama kaugel nagu ta enne oli. Ehk siis äkki nüüd on piisavalt ruumi, et kõik mahuvad siia, et kõik asjad mahuvad siia ära. Päris kindel ma ei ole. Tundub, et võiks toimida. Aga proovime kohe ette ja siis on targemad. Aga nüüd tundub, et asjad võiks ära mahtuda. Nii, see läheb lihtsalt elektriruumi. Võtab sealt õhku. See peab siia peale minema. See peab siia peale minema. Jätame lihtsalt siia niimoodi praegu. Polnara ütleb, et ma seda lühemaks jälle lõikama. Mida vabandust, mida vittu. Ikka on kõrge. Saa aru. Kas midagi on siin alla? Take 2 ka ei toiminud. Ehk siis, ta on sealt nurgast endiselt liiga pikk. Teine ots läheks. Siit pean ikkagi midagi maha võtma. Igaks juhuks kontrollin ka veel, et võib-olla on mõistlikum ülevalt võtta, sest kui ta liiga sügavale läheb, siis sahtli alumine äär hakkab vastu vetsupoti jooksma. Mul praegu tundub, et seda probleemi ei ole. Aga better safe than sorry, sest seal oli mingisugune 5 milli vahet ainult tervelt. Aga kuna see ei taha mul ikka kuidagi joosta, kuigi see torud värk sellised korda ja tegelikult kell on juba ka 9 põhimõtteliselt, siis reede õhtul küll 9. Ehk siis ma arvan, et tänaseks on tehtud küll, kui asjad ei pea sujuma, siis ei pea. Ehk siis sõitub tänaseks koju ja tuleb homme hommikul värske peaga, et äkki siis lähevad asjad sujuvamalt, tavaliselt kipub nii olema, pluss võimalik, et öösel või hommikul tuleb mingisugune asi meelde, mille peaks ka veel enne ära tegema, kui see siin ette läheb. Ehk siis mine tea, äkki ongi hea mõte. Üllatus, kell oligi natuke palju ja saigi natuke segast pandud. Ehk siis ma teadsin kogu aeg, et mul on vaja vannitoas lõigata lühemaks vetsapoti poolset külge, sest seal vetsapoti alt jookseb põrand sent umbes viltu ja siis selle sendi jagu on vaja viltu lõigata, kas esine, et siis igalt poolt oleks ilusti vastas. Mida mina tegin? Panin selle tahvli siia laua peale tagurpidi, sest siin pool on nii palju asju ja lõikasin samamoodi justkui visuaalselt auto tagumist külge. Aga ilmselgelt asi on peegelpildis ja pidin lõikama kogu aeg seda poolt. Ehk siis, nüüd ma olengi olukorras, kus esimene ots jäi lõikamata, pean siit võtma maha tervelt 3 milli, võib-olla teeme 5, siis jääb ka liimivahet natuke rohkem. Aga väga hea, et ma ei otsustanud eile siin veel midagi lõigata, sest suure tõenäosusega ma oleks veel pannud siit poolt veel pool senti maha ja siis oleks vaadanud, et ikka ei lähe. Ja siis ma oleks olnud väga närvis. Ühesõnaga. Vahest tasub vist koju magama minna, et lõikame nüüd õigelt poolt, paneldasin sisse, vaatame, kuidas asjad tunduvad ja äkki siis nüüd siis saame selle asjad paika panna. Üllatus. Miks sa oled selline kõverik?
elektrikilp on lõpuks valmis, töötab ühesõnaga. Ilus veel ei ole, nipukaid on puudu, silte ka ei ole ja kõik need head asjad on veel puudu, ühesõnaga. Eegas nüüd võib-olla lõpptulemus ei olegi mega palju muutunud. Siin on kaitsmekarbid, siin on hunnikaableid, veel hunnikaableid, hunnikarukõrpe, kraanid, markiis, siin all on valgustite timmerid, 220 asjad, Orionid, siin on veel nii, et kuna 2 tükki on koos, siis sisse ja välja tuleb jämedama kaabliga, aga siis siit nende ühenduspaltide alt lähevad kitsamad kaablid. Akut panin ka kokku, okei, servo on veel põhimõtteliselt ta toimib, siin on lihtsalt need kaablid on puudu, mis lähevad seadmetesse laiali. Järgmine asi on panna kokku siis eest. Orion on vaja panna siia esimese aku peale, siis meil on mingid monitoorimisasjad, et sa saaksid ka siis sellelt põhiekraanilt näha esimese aku pinget. Mingid signaalid, meil on vaja D+ signaal võtta Orionide jaoks, et nad töötaksid siis, kui mootor käib. Ja ühe relee markiisi mootori siis canceldamiseks on vaja ka seda D+, et kui mootor käima pannakse, siis ei saa markiisi kogemata lahti teha. Kusjuures praegu, sinna on jõuan, aga praegu kirjade järgi on siin bussis kuskil ka üks inverter juba olemas. Selle teise aku pealt on kirjade järgi on Webasto, mida ma usun, et ilmselt oli, mida enam ei ole, ehk siis on Pohho ja teine asi on mingi asi, mille nimi on DC to AC socket. Ja siin on küll üks 230 volti socket on siin ees. Nii et kuskil peaks olema ka inverter siis. Vannitoasisega tekkis siis vahepeal veel üks aga, võime öelda probleem, pigem aga. Ehk siis ma ei saa seda ikka veel ette panna. Ja hakkasin neid ventikaid ära vähendama, need on üks juba välja võetud. Ja testisin neid korra ja me teadsime, et nad on valjud. Ma ei tea, mis muutus. Kas mindset või lihtsalt nad seal sees kuidagi kõlavad teistmoodi või mis iganes põhjusel veel, aga no. Sellest on äkki näha, et 85 detsibelli. Ja tuult teeb ka korralikult. Ehk õhk ajab ringi päris korralikult. Aga kui ta on seal vannitoas kapis, siis on rõvedalt vali hääl, see on selline nagu tolmuimeja käiks su kõrval. Ja ma arvan, et kui seal 10 minta käima peaks, siis see juba ajab lolliks ära sind. Ja uue variandina tulime siis sellise sihukese olluse peale, ehk siis käisin teinud tavalisi arvutiventikaid ja panime siis need õhutoruotsad siia, ehk siis siia saab panna 260 toru ja ta oma olemuselt on täpselt sama lahendus nagu see. Aga mis on erinevus on see, et see ventikas siin sees on oluliselt väiksem, vaiksem ja lahjem. Siin on ilmselt muud müra ka, siuke 65 detsibelli. Ja loomulikult ta liigutab õhku oluliselt vähem ringi, aga pigem matemaatiliselt umbes 4 korda vähem. Aga ta võtab 3 korda vähem voolu ja ta on ikka oluliselt vaiksem, et selle sa võid isegi kogemata unustada käima. Et ta on ikkagi nii vaikne. Ja siis siin on mingisugused pilud praegu jäävad, neil ma ilmselt butüüliga üle ja panen siia, ma arvan, Araflexi teipi peale. Et ta püsiks koos, oleksid liitekohast õhutihe ja siis saab juba mõlemas otsa panna 60 torud, ehk siis käib sinna vannitoa kappe alla ka veidi rohkem ruumi. Ja siis
kui see on tehtud, siis äkki saab lõpuks 5. katsega selle esisesena ette, loodetavasti. Istmed maas läks suht lebolt, kohe näha, et brand new. Mitte ühtegi, ühesõnaga kõik paljud tööd väga lebolt lahti. Lammutus on nii kaugel. Selle lisaaku võtsime ikkagi ära. Vaatasin üle. Selle pealt olid mingid asjad, aga mitte midagi olulist, mitte midagi, mida me ei saaks tagant vedada oma akude pealt. Pluss selle pealt oli soendus, mis siin ennem oli, aga kuna meil läks oma soendus, oma truuma, siis seda ka ei olnud vaja. Miks seda üldse vaja oli see, et põhiline asi oli see, et see Orioni sõiduaeglaadimise ots. Ja see siis tulebki pärast, ma siit kaabli siit eest, tõk, siit meil on see astmekõrgendus siit seest läbi ja otse akule. Ja siis veel oli vaja D+ signaali, et siis kui mootor käib, siis saab Orionid saavad signaali, et nüüd on vaja tööle hakata. Ja selle jaoks on vähemalt sprinteritel on istme all täiesti ilus siuke väike kopsik on siin all releede juures. Praegu on 0 volti, aga kui auto käima panen, siis süütega ei ole volti ja ilusti tuleb. Kõikidel autodel ei lähe nii lihtsalt. Osadel on üldse keeruline, peab kasutama süütesignaali näiteks. Aga kõige parem on see mootori käimissignaal, sest siis on nagu kindel, mootor käib, võib laadida. Muud ei olegi, panen need Orioni signaalid ära. Ja sellest releest ma rääkisin. See on see Start Assist, selle nupu ilmselt. Talle tuleb see surunupp, et kui peaks olema nii, et seal esimese aku on natukene tühi või natukene vaja aidata, siis saad nuppu alla hoida, saad tagant natukene vurtsu ja loodetavasti saad auto käima. See on täpselt süke korraks võib ja sellele läheb süke suru nupp ja vaatab siis, kas paneb siis siia ette kuskile või super on, kui sulle saad nagu vasaku aega hoida ja parema käega vajutada. Parema käega vajutada siit. Ja paneb siia külje peale, vaatab, kuhu täpselt läheb, aga see on väga panna. Ja siis ei ole muud kui paika, kokku, istmed tagasi ja ongi hästi selle kabiini osaga. Your Achilles, they killing this us. Recap, it's a long one. Dig that with someone. Blue box, it's a long one. Too cold, I was too strong. Dots on a blow one. Send me shots, I don't want one. Ends don't mean why they call them ends. And I practice how she was acting then. Now it's on your mind. What you roaming with? Why you got a lot? What you holding on to? Make them run while you know how it does. And I get somewhere now, you know how it does. Käsi veel värisem nädalavahetusest. Ilma null kontekstita. Ei peagi teadma. Null konteksti, lihtsalt käsi väriseb. Okei, no ütleme, et ma niimoodi näeb äkki midagi. Okei, ma ütlesin teile kaamerasse, et siit ei näe sittagi, sest et see on nii persaugus ja see on nagu... Okei, siit ma näen. Vau, kui äge nüüd. Räägi ka rahva, mis tegid üldse. Aga sa panid liimi alla juba ära? Ja mul liim on all juba. Ongi final või? Okei. Ma arvan, Final liimimine. parem oleks. Hommiku esimene kohe. No ma panin liimi alla ja täpselt nagu sellest plaadist ma vist rääkisin. Sa plaadiliimist ma oled rääkinud? Sellest ma olen rääkinud, ehk siis sama süsteem. Ei tea, ühesõnaga. Enam-vähem liim alla, kammiga üle, plaadid peale. See on see lihtne osa. Perse läheb ilmselt siis, kui peab hakkama siin seda vuukimise laadset toodet tegema. Just
see on vitus. Vuuki ma saaks teipimist teinud. Okei. Ma tahtsin teipida, aga ma saan aru, et ma siin ei teipi never seda. Ja siis ma tegin nii nagu ikka vuugitakse. Ja mõlemad Orionid siis. Tule sain ikka ilge pask see kaamera. Šundi pealt on näha ikka. 97,75. Ja šunt näitab siis starter battery voltage'id ka. Ideaalis võiks seda siis servoekraanilt ka näha pärast. No nii, mina olen jõudnud enda torudega siis nii kaugel, et võiks olla ainult kokkupanemisvaev. Et tahaks loota, et kõik on nagu hästi läbi mõeldud. Minu arust nagu kõik on loogiline. Asjadele saab ligi. Ja ma igaks juhuks näitan ära, et mis imelik Kronstein siin all on. Siin tuleb siis küte, tuleb siis, siia tuleb AC ja siis sellele tuleb siuke plaat peale. Siin on truuma külma kaitse ja see läheb otse siis välja. Aga kuna see mul esimene siuke suurem veesüsteem, siis ma loodan, tundub, et on kõik nagu väga hästi välja tulnud. Jah, nii et panen asja kokku.